0 süsivesikut, et kaal hakkas kiiresti langema. Täiesti okei. 72 tundi paast, sest et atofuti. 30 päeva 0 suhkur challenge. Jälle täiesti okei. Ja igast muud ekstreemsused on kõik täiesti okei. Aga soovita inimestele paar nädalat toidusedeleid lugeda, et endale selgeks teha, kui palju ja mida erinevad toidud neile annavad. Järsku on oi, see on ju ohtlik. See hakkab tervisele, see tekitab söömishäireid. Tervete toidugruppide väljalõikamine ja igast ekstreemsed väljakutsed on täiesti normaalne. Aga lihtsalt oma toidu tundmaõppimine ja portsjonite jälgimine on kuidagi ebatervislik. Ja loomulikult saab igat asja ekstreemsustesse viia. Sa ei pea saksa täpsusega kaloreid mõõtma hakkama kohe esimesest päevast, et sellest kasu oleks. Sa ei pea igat õunagrammi taga ajama, vaid lähene mõistusega. Sa võid pidada toitumispäevikut, samas kui see on sinu jaoks liiga ekstreemne, siis loe lihtsalt toidusedeleid. Tee endale selgeks enam-vähem, kui palju ja mida erinevad toiduained sulle annavad. Sest tihtipeale isegi 2 pealtnäha samasugust toiduainet võivad olla täiesti erineva toiteväärtusega. Ja isegi kui sa lühiajaliselt toitumispäevikut pead, siis need asjad jäävad sulle suht elu lõpuni külge ja sa oskad ilmselt elu lõpuni juba teadlikumalt toituda. Vaat, edu sõbrad!